Rekatri, Chikaru kommeri, täna mängivad kõik meil, sina alustad ju, hei! Kaksi, püksi, traksi, vereva, pesti, kuke, kannus, odra, okas, linnu, nokas, kadekops ja mängumops.
põhikooli lastele, esimese klassi, esimese A ja esimese B klassi lastele. Ja tere kõigile lapsevanematele ja külalistele. Edukas klassikasõidus mängib õige suusamääre suurt rolli. Kui suuskadel ei ole vajalikku pidamist või libisemist, on väga raske saada vahelduvtõugetest piisavalt hoogu ning hoida head sõidurütmi. Klassikasuuski määritakse üldjoones 2 alas. Libisemisalad on suuskadel esimestes ja tagumistes otstes. Nendesse aladesse libisemismäärde kandmine võimaldab suusal paremini liuelda, kui sellele ei asetata parajasti kogu keha raskust. Pidamisala on aga suuskade keskosas, jalgade all. Pidamismäärde pealekandmine võimaldab suusale toetudes lumekristallidega tugevama hõõrdumise saada ning seeläbi suusatajale end tõukefaasis edasi lükata. Tere, me armas Nõmme põhikooli pere. On uhke tunne olla nii väärikas koolis, kus iga õpetaja sinust meeletult hoolis. Ma võtan ette selle kooli parimad sportlased nüüd, et leida üles läbi aegade vägevad, on me püüd. On kahtlemata kõige kuulsam 7-kordne maailmameister Parve Kaia. Ta laskesuusatajana toonud palju kuulsust sellesse majja. Ka Meril Peilmann ja Demi Heinso hiljem sel alal karikaid ja medaleid said. Nüüd me ühiselt koos teeme teile kõigile pikad paid. Ja kui see Mart Seim hakkas tõstma kangini vägevalt, siis kogu koolipere tundis end nii uhkelt ja ägedalt. Markus Poom, Egert Õunapuu, Pello Liis, te triblate jalkas nii südikalt ja väravaid lüüa on teie viis. Pappel Timol sai võrratu võrkpall Selveris tehtud ära. Ta oli nii tubli ja ei teinudki sellest suuremat kära. Discgolfis on suuremat edu näidanud Silver Lätt. No eks me kõik sooviks omada nii osavat täpset kätt. Piret Poormeister edukalt suusatades Torino olümpiamängudelgi käis. Me ring Nõmme spordiklubiski suurt uhkust oli täis. Ühest tublist vasarapoisist rääkida tahaksin veel. Alar Reiljan, sa oled Eesti noorte rekordite teel. Ja veel härra Kevin Pesur driftijate tipp. Ta õuel lehvimas on Baltimaade meistri lipp. Pardisõiduradadelt värskemaid uudiseid Markus Kajak toob. Äsja mootoritootja Jaame finaalvõistluse võiduga säravaid tundeid ta loob. Et jätkuks meil kõigil ikka sportlikku meel, suur soov teile, ärge hüpake maha liikumise reel.
DJ Ricky in the mix. No, Küki rekord on see, mis on kõige kõlavam, et 400 kilo. Tõukamisrekord 253. See hetk, kui ma selle tõukasin, see oli maailmarekord 260. Et sellest ei olnud väga palju puudu. Tegelikult ma valmistusingi selleks maailmarekordiks, aga jah, üks katse ebaõnnestus ja mul ei olnud võimalik enam selle katse peal minna. Vorm oli selleks nagu olemas. Veebimisrekord on 192. Siis ma tegin kunagi lollis, mis oli aasta 2000. Kas oli 13-14? See oli see, et vaatasin, et keegi maailmas ei olnud teinud 320 kiloga 10 kükki. Siis no, teeks selles. Tegin ära 2 kuud lonkasin, sest et ma ei teinud põldele väga head teed ja tööd. Aga ajalõpeta kindlasti väga positiivne. Ilmselt üks seeretuid määstusi, et ei õpetada ainult seda, mis oli õpetus kirjas, vaid rääkis omadest kogemustest ja tegi võimalikult huvitavaks selle aine üldse. Et see kindlasti oli üks nagu selles mõttes see ainete pole sükust meelde jäänud.
on päikesesüsteemi suuruselt 5. planeet. Maa pöörleb ümber oma telje kiirusega 465,11 meetrit sekundis. Raudtee 68 koolimaja asub meie planeedil koordinaatidel 59 kraadi, 38 minutit ja 56 sekundit põhjalaiust ning 24 kraadi, 68 minutit idapikkust. 1922. aastal alustas Raudtee 68 krundil asunud villas tööd 3-klassiline Dagmar Treieri eraalgkool, mis alates 1927. aastast kandis nime Saksa avalik algkool. Uus maja valmis 1933. aastal. Kool tegutses 1939. aasta oktoobrini, siis tuli sõda. Aastatel 1944 kuni 1959 tegutses koolimajas vene õppekeelega kool. 1. septembril 1959 alustas tööd eestikeelne Tallinna 34. 7-klassiline kool. Aastal 1961 nimetati kool Tallinna 34. 8-klassiliseks kooliks. Aastal 1967 valmis koolimaja juurdeehitis. Alates 1988. aastast kandis kool nime Tallinna 34. 9-klassiline kool ning alates 1. septembrist 1991 on kooli nimi Tallinna Nõmme põhikool. Septembris 2002 jätkati õppetööd värskelt renoveeritud avaramas ja kaasaegsemas koolimajas. Meie koolimaja tiirleb koos oma planeediga ümber päikese kiirusega 108 000 kilomeetrit tunnis, tehes ühe tiiru ümber päikese 365 ööpäeva, 6 tunni, 9 minuti ja 9,98 sekundiga. Üks õppeaasta kestab koolis 9 kuud ja 12 päeva, mis on 410 400 minutit. Üks lend koolis tiirleb 9 aasta jooksul ümber päikese 105 kuud ehk 458 nädalat, kokku 3207 päeva. 100 aasta jooksul on meie koolimaja teinud ümber päikese 1200 kuuga 100 ringi, mis on 5218 nädalat. Tunde kokku lugedes saame 876 599 tundi. Nõmme sümbol, mänd, on Eesti levinuim puu, mis kasvab tavaliselt kuni 40 meetri kõrguseks. Kasv oleneb pinnasest, kasvutingimustest. Mändide loomulik iga sõltub samuti kasvutingimustest ja on meie kliimas 300 kuni 400 aastat. Ka Nõmme põhikooli logo kaunistavad männid. Hea on jalutada Nõmme mändide all, vaadata üle latvade taevasse, needsamad tähed ja seesama kuu on pea muutumatuna taevalaotuses säranud kõik need 100 aastat. Ja päike. Päikese keskmine kaugus maast on 150 miljonit kilomeetrit. Päikese kaugus linnutee keskpunktist on 30 000 valgusaastat. Päikese läbimõõt on 70 000 kilomeetrit. Päikese tiirlemisperiood ümber linnutee keskpunkti on 250 miljonit aastat. Päikese vanus on 5 miljardit aastat. Päikese võim on võrratu.
Tere, mina olen Andreas, olen Nõmme põhikooli vilistlane ja sooviksin teile kõigile öelda, et need 9 aastat läksid kiiresti mööda ja proovige olla võimalikult palju hetkes, käige erinevatel kooliüritustel, tehke üritustel kaasa, käige rahvatantsus, käige kooris, et kõige toredamad mälestused sünnivadki just sellistel hetkedel, kus oled väljaspool tavapäraseid koolitunde, kuid ikkagi oma klassikaaslastega koos, et väärtustage koolikeskkonda, oma sõpru ja edu. Ei iial munaks jääs õun, on järjest uutel kooli algus ja läinuid saadab koolivalgus. Tark inimene elab hästi, rumal inimene elab pahasti. Tahad sa hästi elada pahasti? Hästi. Astub üks väikene isi ja teid paigal püsida läbi, kui kinges on kartuse pisi. Ära saab karta, põrgermann väike, varsti see kartus sul kaob. Ja kisub peas, mis on nii väike, asuvad tarkuse laob. See on meie kool, pisike väike, kuid armas. Elu vaipa temast ja üks kõige kuldset armas. Elu vaipa temast ja üks kõige kuldset armas. Mängide vahel sa valge hoone, mis adub väikestel hirmus. Hiljem kui suuremaks saades muutub see hirmu elevant kirmus. Armsaks on maja, mis asub Nõmmel, meil koolimaja on see.
49 kuni 65 kilomeetrit tunnis. Kärgkonn on väga kasulik, sest ta sööb nälgijaid ja muid kahjulikke isikuid. Mulle maitseb värske kurg. Kui inimesel on armastustunne, siis tal on kuuluvustunne. Igal ühel on armastus sees, otsi seda enda seest. Seda looga, kes oma poegi piimaga imetab, nimetatakse imelooks. Tead, homme me läheme ajalootunnis Sebastiani käikudesse. Eesti ärkamisaja kuulsaimad tegelased on Karl Robert ja Topson.
ja laulate järgi. Ja muidugi ka siis, kui me nagu laulame siin kõik, et siis te ka laulaksite kaasa, nagu käed püsti. Nii, põhimõtteliselt, kui ma nüüd teen hei! Okei, selge. Nii. Hei! Uuesti. Hei! Heo! Super! Nii ka lihtsalt.
minul on selline, millal hakkab need propellerid tööle. Ja kui ta tahab istuda, siis hakkab see tööle siin. Niimoodi. Minu oma lendab pliiatsite jõul. Tal on vikerkaare värvilised pliiatsid ja väike ilus keep. Minu oma lendab niimoodi, et tal on nagu langevarjalitel need siukesed riided siin, nagu nahkhiirtel. Ja tal on siukesed karded käte peal. Minu oma lendab luuaseljas ja see on minu unistus, aga ma arvan, et see võib olla ka mõnede teiste unistus, et luuaseljas lennata. Vaata, ma õppisin lendama.
palju õnne teile kõigile kooli juubeli puhul, aga ennem, kui algab päris pidu ja kontsert lõpeb, on meil mõned sõnad öelda nendele, kes selle ilusa peo korraldasid. Võite istuda hetkeks. Nii, mul on, kellega me tükk aeg olen näinud, siis viimased 18 aastat olen mina pidanud seda kellalööja ametit siin, nii et koolidirektor on praegu siin ees, kes pole käinud. Nii et ma julgen öelda, et viimast viiendikku sellest 100 on siin minu silmad näinud ja siin on teie ees meie tänased õppejuhid, tublid nii-öelda abilised, juhid. Ja nüüd me tahaksime öelda aitäh. Ja kõigepealt ütleme aitäh meie tänase ja varasemate kontsertide korraldajatele. Ma usun, et lapsed on kõik selle nõus ja tänase õhtu peakorraldaja on meie kooli lauluõpetaja Kadi Uibo. Ja teine dirigent kogu nädalale ja kogu sellele üritusele on Karena Lasse. Nii suurepärast etendust ilma teieta, kallid lapsed, ilma teie särasilmata ja kõigeta. Teile kõigile on Nõmme põhikool 100, Helkur ja Komm. Me jagame need teile siis, kui te lähete siit vaikselt ja te saate need. Et me ei hakka seda praegu siin jagama. Ja me teeme lihtsalt ühe suure aplausi, sest see on 4. kontsert, mitte esimene, 4. kontsert, mille annab see sektor. Päeval 545 õpilast, laval oli 300 esinejat. Meil on üks sõber koolil ja see on Kadi isa Kaupo, kes on välja õpetanud meie helitehnikud, kes on täna helipuldis. Aitäh sulle, palun Kaupo. Ja kui nii hästi Kaupo õpetas välja helitehnikut, siis Mattias, tema õpilane, sai täna olla valguspuldis. Aitäh sulle, Mattias! Ja Mattiase parem käes
käsi õpetaja Karl, aitäh sulle, Karl! Ja helipundi parem käsi Keiti. Ja me ei oleks saanud seda kontserti korraldada ilma lapsevanema abita. Siim, Sevis, aitäh sulle, et sa leidsid aega meie jaoks, et sa võtsid vaevaks tulla, mängida, isegi kui me laulsime 4 takti valesti. Ma tänan teid, armsad vilistlased, et te tulite täna kuulama seda etendust. Me tõesti otsustasime, arvestades imelikke aegu Eestimaal ja maailmas, teha selle kontserdi oma majas, oma koolis, selles majas siin. Ja me mahtusime kuidagi ju ära. Ilusat õhtut teile kõigile ja õnnelikku elu. Ja mängid me jagasime juba ära nendele vilistlastele, kes olid täna siin esinemas. Aitäh, armsad õpetajad. Kõik meie kooli õpetajad on